4 kuud tagasi me panime siia kartulit kasvama. Hendrik, kas sa aitad mul vaadata, millised nad siin on? Oled sa juba esimese? Kas sa leiad ka? See on mürgine. Esimene oli liiga madalal. Või tähendab liiga pinna lähedal. Aga esimene kartul on selline silmasuurune umbes. Ma näitan mürgist kohta ka. Siin peaks küll hea muld olema. Aga siin on... ma vist ise panin neid. Ma tahtsin öelda, et siin on kõik sammaldunud, aga ma vist ise panin neid samblaid siia. Jah, muidugi panin ise. Panin selle jaoks, et lihtsalt siit ka. umbrohtu ei tuleks. Ja tõepoolest siin on ainult üks nõgest tulnud. Ja hakka kaevama, jah. Üks vesiheina sugulane, aga tõenäoliselt mingi muu metsataim. Ma ei leia. Ja üks vereurma rohi. Ma ei leia. Ei leia. Jaa, väga ilusi. Kas ma kaevan ka? Ma tõstan nüüd need samblad jälle kõrvale. Mulda tuli ka hästi palju. No pole midagi. Ja üks seen tuli ka rohu. Ja need vanad lehed, mis ma siia panin mulčiks, on päris palju ka veel alles ja samas on need hästi palju nagu kokku vajunud ja ma näen siin vihmausse ja... Oi, jaa. Nüüd näidata vahepeal kaamera poole ka. Ja no kartulid on väga madalal, sest me neid ei mullanud nagu eriti niimoodi kõrgele. Sellised väikesed. Sa võid sellega ka laiali kraapida. Ma viskasin selle otsasi mingist sila. Ja me tegelikult käisime siin suve jooksul ainult kord kuus, lihtsalt huvi pärast vaatamas ja natuke filmi tegemas. Ja see on meie eksperiment, kas metsas saab kasvatada kartuleid. Ja vastus on... Jah. Jah. See on ka mürgine. Vaata, see tume osa on sellest mürgine. Jaa. Jaa, just. Natuke nagu mädakartuli maadi tundub. Ja mõne kohta, jah, natuke on imelikud paar kartulit. Ja siis oleks võib-olla võinud juba varem septembris kartuleid võtma hakata, aga me jõudsime alles nüüd septembri lõpus siia, sest see on terve tegemine. Noh, koos kõik nagu sobiva ilmaga ja sobiva seltskonnaga. Siin on palju juuri. Liiga palju. On. Muutame siis. Vaata, kas siit tuli midagi. Ja tundub, et oleme seda mulda päris palju rikkalikumaks. Ja, päris palju rikkalikumaks muutnud. Ja kõik see ei ole veel nagu hummuseks läinud, et on päris palju on. Hummus, mitte hummus. Oi, ma eksisin, jah. Kevadest saadi ikka mingi nali meil hummuse ja hummusega, muidugi ma teen vahet. Aga ilmselt hummusest on meil viimasel ajal kodus rohkem juttu olnud. Aga kartulite suurus, keskmine suurus on siiski kusagil mingi selline. Nii et selles mõttes see mets ei ole nagu väga edukas kartulikasvatuskoht olnud. Ja õnneks, kuna see on linnamets, siis siin ei ole nagu metsvigu või selliseid konkurente olnud. Kuigi linnas võib inimkonkurente olla. Näe, üks emakartul ka on nii. Viskam nii on. Vaata, kas sa leiad veel kartuleid. Võitsime ühest võit. Siin on vist ka pesa natukene. Aga jah, see keskmine suurus on niimoodi 2 eurose münti suurune. Või siiski on siin erinevaid. Vaata, kas siin on veel... siin on mingi mutikäik on otse meie kasvatuskasti tulnud. Otse kõige suurema kartuli kõrvale. Selline. Ja minu meelest me panime sisse ainult ühte sorti kartuleid. Ja seda on natuke katki ka tehtud, seda kõige suuremat. Jah. Näita kõige suuremat ka. Panime ainult kollaseid siia kasvatuskasti. Mille me ka metsast leidsime. See ei ole meie pandud kast. See ei mõna tahan. Ja ma ei tea, 11 kartulit panime sisse ja
või mitu? 11. 11. sa ütlesid 10. ja võib-olla pisut rohkem saime välja, sest muidu me oleks need lihtsalt ära visanud, need kevadised kartulid, kuna neil olid juba hirmus pikad. Vaata siit ka veel see on ka kraabi. ema kartul või? Ei ole see vist õige. Ma ei tea, pane praegu sinu viska ära. mu ema hoiatas, et kartulid tahavad natukene nagu, et neil on valgus hästi oluline. ja siin on seda küllaltki vähe. Mingil hetkel päevast siin ikkagi paistab päike, aga mulle tundub, et kuigi see muld oli nagu nii hea, et ma võiksin ise seda süüa. Vaata, proovi siit kraapida veel. Ja siis, näe. Jaa, ma otsin. Sa otsid veel siit. Siis tegelikult muld ei ole nagu ainuke asi, tundub, mis kartuleid kasvatab. Mutid ka. Mutid ka. Kas tahad nüüd kokku lugeda ka? Ja tundub, et ma ei töödanud seda mulda kevadel nii põhjalikult läbi, et Ma ei tea rohkem midagi. siin saaks sügavale nagu, tegelikult sügavale kartulid ei pidanudki panema, aga sellist nagu vao-moodi asja ma ei saanud teha. Jaa, sa võid proovida lugeda nüüd kokku. Võta kühverd, kui tahad. Mul on selle kust lihtsam. Siis ma töötan veel läbi. Jaa, see on mingisugune vana teokarp. Ja sa võid lugeda, kui sa tahad. Siin on igasugust elu. 100-jalgne, vaata. Ilus läikiv. Ja vihmausse. Üksikuid. Sobib, ma panen need siia peale. Siia mulla peale. No pane. No lükka mulla jälle laiali, et meil oleks jälle kevadel võimalik. Seda kasutada. Kakskümmend 9 kartulit saime. Vaata, kas siin on kange. 20. Vaata, siin on minu meelest 31. 29, 31 paistab, aga vaata, kas sa, kui sa kaevad siin, minu meelest siin on 2 pesa, ma ei teinud neid lahti. Tule. Ja see on hea Anna uudis. mulle ka riha, palun. See on hea uudis, Riha. et need on kadunud, need tulisipelgad on ju, kes sulle ei meeldinud. 30. Ainult üks kartul siis, terve pesakond oli. No jah, 32 kartulit, aga siiski suur osa olid sellised ka. Aga rõõmu sellest oli ja juba nagu katsetusena, et see on ikkagi võimalik. Kuidas sulle meeldis see kasvatamine? Sulle? Kellele? Sulle? Kellele? Sinule? Mis mõttes? Kellele? Ma mõtlesin, ma küsin video jaoks sinu käest ka arvamust. 33. Mulle tundus tore, sest et me ei pidanud neid ära viskama, neid väikseid kartuleid. Ja nüüd on meil 33 kartulit. ja 11 sisse, 33 välja. See tähendab, et 3 kartulit tuli iga
kartulitaime kohta. Mitu meil seal maja eest tuli ühest kartulitaimest? 5. Seal tuli ikkagi 5. Et seal läks nagu paremini, kuigi muld ei olnud nii viljakas. No siin läks veel paremini, siin me saime rohkem kartuleid. Ja me ei kastnud loomulikult üldse. Mina tahtsin kartuleid. Ega hoolitsenud. Mina tahtsin neid. Sa võid näidata ka veel. Nagu öeldakse, et millegi kasvatamine tekitab õnnetunnet. Siis tadaa! Nii ilusad. Mõnusat sügist. Tšau!